Seisa umbes õlgade laiuses argseisus ja jälgi, et põlved oleksid nõtked, ehk mitte liiga pehmed ega ka lukus. Vaagen on neutraalasendis ehk mitte ühelegi küljele kaldu. Saba on jalge vahel. Jälgi kogu harjutuse vältel õiget kehahoidu. Alusta aeglaste õlaringidega ümber õlgu ühendava horisontaaltelje. Mõlemad õlad liiguvad paralleelselt. Proovi õlgu mitte liiga kõrgele üles tõsta, vaid suuna liikumine selle võrra rohkem taha. Ja tee ainult parema õlaga. Ja vasaku õlaga. Väga hea. Nüüd tee mõlema õlaga vaheldumisi. Üks õlg teeb ringi lõpuni ja alles siis alustab teine õlg ringi. Nüüd teevad mõlemad õlad samal ajal ringe, aga üks õlg on teisest õlast poole ringi võrra ees. Hea on võrrelda õlgade liikumist kahe kõrvuti kellaga, kus õlad liiguvad samas suunas. Kui üks õlg on ringiga 6 peal, siis teine on 12 peal ja vastupidi. Liikumine on sujuv ja proportsionaalne. Teisisõnu, täpselt nii palju, kui üks õlg liigub taha, liigub teine ette ja vastupidi. Siin jälgi jällegi, et sa ei tõstaks õlgu liiga kõrgele üles, vaid suunaksid liikumise selle võrra rohkem taha. Ja lähen 2 korda kiiremas tempos. Väga hea. Nüüd siruta käed veidi rohkem välja. Kujuta ette, nagu su peopesad toetuksid 2 sinust veidi ees ja külgedel seisva puusapikkuse lapse pea peale. Jätka õlaringidega, hoides küünarnukid all. Jälgi, et su kätesse ei tekiks teravaid nurki, vaid need oleksid õlgadest sõrmeotsteni sujuvalt pehmed. Võid ette kujutada, nagu su kummagi õla tippu on tilgutatud imelise lõhnaga parfüümi, mis voolab mööda sinu õla ja küünarvarsi alla. Jälgi, et su randmed ei liiguks väga palju üles-alla. Hoia need õrnalt laste peade peal. Nüüd on lapsed kasvanud rinna pikkuseks. Toeta käed endiselt õrnalt nende peadele ja jätka õlaringide tegemist. Lapsed kasvavad nüüd õlapikkuseks. Jätka õlaringide tegemist.